Suumatsuub ja jalgtatsuub ja niimoodi ma alustan uut episoodi. Sa valisid sellise kommi ka, mis mingi never ending on ju. Okei, nii. Tehtud. No nii, salajutud ja me oleme tagasi. Meil on olnud pikk paus. No meie nagu rahva jaoks ainult 1 nädal. Rahva jaoks on see paus olnud metsik, sest et nad on kõik hüsteerias. Kus on episood, kus on ja episood? ma tegin veel nagu väikse vabandusvideo, on ju, meie Instagrami, et kuuled, et noh, et meil oli vestlusõhtu, peale vestlusõhtut läksin mina reisile ja siis, kui mina reisil, siis sina juba läksid reisile, et me lihtsalt ei jõudnud nagu salvestada. Ja kõik on mingi, no ette oleks pidanud salvestama. No me ei mõelnud nii pikalt ette, me ei pannud tähele, Me ei pannud tähele, me tavaliselt meil... nii jooksvalt teeme ja siis, kui me ühel hetkel hakkasime vaatama, et millal me üldse saame uuesti, siis me mõlemad olime reisil. et aga meie jaoks on veel pikem paus, sest me salvestasime enne Alexelat ju. Ja nüüd on november. Me salvestasime viimati enne Alexelat. Jah. Ma räägin, meil on nii pikk paus, et te arvate, et teil oli pikk paus, meil on veel pikem paus olnud siin vahepeal. Ja. Oi, issand. Aga no selles suhtes, et te ei saa väga pahased meie peal olla, sest me oleme ikkagi väga järjepidevalt teile kogu aeg. Tulgu tusk või torm, me oleme ikka kohal. Tulgu tuss või torm. Tuss või torm, me oleme ikka kohal. Välja arvatud see eelmine nädal. Välja arvatud see eelmine nädal, aga me subscriberitele panime ju selle Alexela... Mina unustasin panna, palun vabandust. Kristina pani enda omadele. Tulge subscribe mind. Aga okei, nali. Selles mõttes, et said puhkusel ka ja selles mõttes, et sa väärid ka puhkust ikkagi. Et meil oli suur show oli selja taga. Ja me panime juba vahepeal uue show välja ja see on ka juba välja müüdud. Ja siis põhimõtteliselt võime öelda, et me ju paneme nüüd veel ühe show. Mõtlesime, et mul oli nagu reaalselt postkast nii umbes, et oh my god, ma jäin hiljaks, on ju, et ma ei saanud piletit, et palgapäev polnud veel tulnud ja teiseks inimesed kurtsid, et miks te teete reedel, et ma ei saa reedel, sest et ma olen mingi kaua tööl, bla, et ma ei jõua lihtsalt, et oleks laupäeval, siis ma tuleks. Siis meil tulevad ju mõned Tallinnast väljaspoolt, et siis ongi, kui sa lõpetad kell 5 töö, siis sa jõua kella 7 Alexelasse Tartust ja mis iganes on ju. Et ja siis me oleme ju rahva inimesed, tuleme teie soovidele vastu. Ja mõtlesime, et ei tee siis ainult 10, et teeme 11 ka. Ja selles suhtes, et ma ei tea muidugi, kes see väga tahab nagu 2 päeva järjest käia meid vaatamas, aga ma lihtsalt ütlen, et kui te tahate, siis see võimalus on täitsa olemas, sellepärast, et show'd on erinevad, kirjad on erinevad, esinejad on erinevad. Lava on selles suhtes sama nagu setup, aga sisu on erinev. Et kui kellegi huvi on, siis tulge 2 korda ja kui ei ole huvi, siis eat shit and die. Ja piletid on nüüd müügis tegelikult, et täna on siis neljapäev. Täna paneme müüki, saime kujunduse lõpuks kinnitatud. Ühe numbri pärast. Ei reaalselt, aga see ongi see, et siin kõige läheb ikka suur töö taha, sest et me oleme 3 päeva valinud seda 3.0 numbrit. Et see ei ole niisama laadi taha teeme, et ikkagi kõik tuleb creative direktorilt tuleb ikkagi kinnitada ja igatahes nüüd on piletid müügis ja saate... Täiesti haige, et jälle meil tuleb uus Alexela. Ja 2 järjest. Aga ma pean lihtsalt ütlema, et vaata, teist korda seda teha oli kuidagi nagu hoopis teine vibe, sest et see oli kuidagi nagu, nüüd see oli juba nagu kodune või siuke nagu... Kõik need tagaruumid olid nagu... Kõike tead, kus mis on. See mingi proovid, mis me tegime, okei, kohe saad kõigest nagu aru, et vaata esimene kord ma olin pinges mingi, kas ma ikka saan õigesti aru, kas ma ikka tean, kas see mingi asjad töötavad, kõik töötas, ma teadsin, kõik töötab. Tiim oli sama ja kõik on nagu, et vaata, kui esimest korda me tegime, et me teadsime, et Magnus on väga hea, et Magnus Müürsepp, kes teeb siis meie produusser on produtsent, on ju, ta teeb kõiki neid muusikaauhindu asju, ta teeb suuri show'si. Aga meil on ikkagi nagu nii teistsugune asi ja kuna ta esimene kord tõestas, et nagu ta teeb väga hästi, ta ei pidanud meile tõestama midagi, aga ta me teadsime, et kui tema on, et siis on, kõik on loksub paika, kõik on chill, et eelmine kord, ma mäletan, me saime mingi 5 korda tema seal kontoris kokku ja mingi koosolekud ja mingi tulnud. Seekord on nagu... Ja tee, mis tahad, me tuleme kohale. Ei reaalselt, nagu me isegi, vaata see boksiring oli see, et ta ütles seda meil ühe korra, et meil oli 1 koosolek oli ikkagi, et ta teeb, et see boksiring ja rohkem me küsinud ja see boksiring oli seal ja kõik toimis ja kõik oli okei. Et eelmine kord ma oleks mingi, okei, kas see boksiring on nüüd tehtud ja kas see on valmis, et selles suhtes on päris äge ja ma arvan, et see 3. tuleb veel nagu
noh, selles mõttes chillime, et veel nagu kodusem jah, on olla. ja siis see 4., no tead, see on juba nagu eriti. Aga siis arvestage sellega, et reedel me ei lähe kuskile edasi, et reedel on otse koju ja laupäeval on pigem siis Aftekale edasi, sest et ei, aga vaata üks asi, mida me otsustasime, et me ei tee ametlikku Aftekat. jah, sest et nende Aftekatega need Aftekad on siuksed, et meie ei saa vastutada selle eest, mis seal toimub või mis muusikat seal mängitakse. Afteka all ma ütlen seda, et me lihtsalt võib-olla lähme kuskile, siis me ütleme teile, kuhu me lähme. See on kõige lihtsam, sest et muidu on jälle see pinge, et mingi nii siit, keegi ütles, et ma ei tule nende vestlusõhtule, sest Aftekas oli siit, ma olin mingi, et okei, noh, et ma saan aru, et sulle see muusika ei meeldinud, on ju, mis Aftekal oli, aga miks siis see Alexala show, miks sa seda vihkad siis vaata? No selles suhtes, et me oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet, aga paar siukest kriitikat oleme ka saanud ja ma ütlen, et mina isiklikult väga võtan seda mitte südamesse, aga võtan nagu südameasjaks, et neid asju nagu parandada, et näiteks seesama Afteka asi. Arusaadav, tead, ärme üldse tegele sellega, tegelikult see ei puudutagi ausalt öeldes meid, on ju, meie asi on show'd teha lava peal. Kui pärast kuskil edasi lähme, siis lähme, anname teile teada, kuhu me lähme. Võite tulla sinna, kus me tuleme. Et see ei ole nagu meie thing siis on. Siis on kõige lihtsam vaata, et te teate, et me oleme seal ja siis saate meiega võib-olla pitsida. No mingi kriitika oli see, et osad, paar tükki ütlesid, et kirjad ei olnud üldse naljakad. No esiteks 2000 inimest röökisid naerda, nii et ma ei tea nagu. Ja mulle kirjutas ka, või mitte mulle, vaid minu arust ikkagi me ühisesse sinna emaili posti. Et keegi ütles, et te muudkui tegite nalja, et mehe ei ole üldse, aga ma ei tea, minu siis ta ütles, et mul eesistus mees, mõlemal pool kõrval istusid mehed ja taga istusid mehed ja nemad röökisid kõige rohkem naerda ka vaata, et selles mõttes, et noh, et me võtame. Vaata, me ei näe lavale või sinna saali, et me näeme ainult sinna ette. Ei ta meeldame, et ainult naised, aga nüüd tuleb välja, et mehi tuleb aina rohkem. Aga et me võtame see kriitikat ikkagi, kui mingi asi, mis on selline, et jaa, et nagu seda saab paremini teha, me kohe kindlasti nagu võtame seda et näiteks keegi ütles, et nende meelest oleks nagu show asja võiks rohkem olla. Absoluutselt nõustun. Teeme, vaatame, mida teha saab. Ja me tahamegi alati lahedamalt teha seda show'd. Ja tegelikult mul on ka väga hea meel, et neid mehi rohkem tuleb, sest et vaata, mul on siuke tunne, et inimestel on võib-olla jäänud see mulje meestel võib-olla ja tegelikult ka võib-olla üldsusel, et vaata, kui neid kommentaare vaadata pärast, et osad olid seal mingi, mida te lähete mingi klatsi kuulama ja bla, siis tegelikult meie Alexala show ei ole kellegi klatsimine, me ei räägi seal mitte kellestki seal. Okei, kui me tegime neid väiksemaid vestlusõhtuid, siis seal mõnikord keelepaelad läksid valla, aga Alexalast see on ikkagi rohkem nagu siuke, me oleme kirju ja see on basically tegelikult natuke siuke stand-up comedy show loodne asi, et ärge üldse muretsege, võtke mehed kaasa ja ma arvan, et neil on lõbus ja kui ei ole, siis noh, tead, täpselt, kõik teed viivad lõpuks sinna. H.It and I merch, bluusid põhimõtteliselt said ju vestlusõhtul kõik välja müüdud. No shit. Ja mütse on veel natuke ja et selles mõttes on nagu päris lahe, et ja me kogu aeg nüüd hakkame mõtlema, mis me siis kevadeks mingit lahedat merch'i, et peame mingit lahedaid fraase hakkama siis kasutama. Ma ei tea. Ma ei tea midagi. Ma ei tea ühtegi sõna. Küll me midagi tuleb meil siin aja peale. Aga räägime siis sponsoritest, tõusudest, põõnadest ruttu ja lähme kirjade juurde. No sponsor on Peninuki ja Peninuki ütles, et neil on veel natuke seda Passioni valmis kokteil alles, mis on tegelikult praegusel ajal väga hea, et lähed kuskil jõulupeole, võtad kaasa või paned kellelegi kingikotti, et minu meelest väga mugav ja kerge lahendus ja kes ei tea, kuidas seda kasutada, siis pudeli peal on full kirjas. Ja täpselt, et mina nüüd suvel ju käisin paaril grillimisel või mingil asjal, võtsin selle kaasa ja kõigile väga meeldis. Aga just kellegile viisin. Ma ei mäleta kellelegi viisin, igatahes see ka kiitis. Mul oli veel viimane pudel kodus, aga siis kui Keter oli minu juures, kui me Assis olime, siis vaatan, et mingi veerand on all, et sai mekutatud tal seda veits. Mulle meeldib see, et keegi juba nagu nii palju joosis kõik ära. Mida sa selle tilga jätad või keegi vaatab mingi külmkapis paneb piimapakki tagasi, siis seal on mingi pool lonksu, et nagu mis ma teen? Ja joosis juba kõik ära, aga ei chill, et ühesõnaga neid veel on, et siis teate, et siin on igast jõuluistumisega tulemas ja üritusi, et siis on hea kaasa võtta. Meil on Ulaks Kaunitar ja noh, me rääkisime siin Vaagna lihaste treeningust ja kusjuures vaata, me saime mõlemad ühe siis selle ja selle, mina võtsin enda oma kaasa eelmine kord ja ma sain just vahepeal tädiks.
oktoobri alguses. Okei, kuidas need seotud on? Sa kinkisid ära ja või? ma viisin selle, kuidas need seotud, siis ma viisin oma venna naisele siis selle ja ma olin mingi, et kui sa nüüd oled ära paranenud, et hakka nagu treenima, siis ta lihtsalt ei olnud kuulnudki, et nagu peaks vaata, et minul tegelikult oli sama, et kui ma ära sünnitasin, ma nagu ei mõelnud selle peale otseselt, siis mu sõbranna, kes töötas ulakas, ta tõi mulle ka tupekuule, ütles, et hakka treenima ja ma olin mingi, millest sa räägid, et igaks juhuks siis, kes ei tea veel, et eriti kui sa oled ära sünnitanud, siis tasub treenida. Kohe kindlasti ei juhtu nagu selles suhtes midagi, aga pärast kui vanemaks saate, siis võib küll juhtuda, et äkki naerad, aevastad, hüppad kuskil batuudil. Ja lisaks see pidi ka mitte ainult selle urineerimisprobleemidega või tähendab, sa ei pea üldse lapsi saanud olema, see pidi ka seksuaalnaudingut suurendama. Ma ei tea siis, kas kui sa treenid neid lihaseid, et äkki mingi närvilõpmed, ma ei kujuta ette, aga siis lihtsalt oled pidi parem tight as fuck. Mega tight. Nii et ühesõnaga mina viisin enda viisin oma vennanaisele ja siis selle ma jätsin endale, et treenida, et see on veel eriti huvitav. Ja see on see äpiga. Äpiga saad, et kindlasti treenige. Ulakas Kaunitaris siis saab sooduskoodiga salajutud. Ja neil on ka siis emadele mõeldud see Fresh Parents, Fresh Mothers, see pakka valmis nüüd kodulehel. Ja, et siis saate vaadata, mis seal sees on üldse. Täpselt. Ja Magda Beauty. Kuidas mu meik on täna? Väga hea. Ma sain nüüd oma selle õiget tooni tirri. Said lõpuks. Jumeka kätte ja I love it. Sest eile oli ka niimoodi, et ma tegin sellega meiki ja siis ma mäletan, ma FaceTime või kelani FaceTime'is Siimuga ja siis ma lõpus rääkisin ka korra Siimuga ja siis ta oli mingi, kas teil oli täna podcasti filmimine? Siis ma mingi ei. Siis ma ei tea, sa oled nii ilusti meigid kuidagi. Siis ma mingi ma nagu päeval. Ikka kunagi jäta rahule. Ei näe. Alati ikka natukene fishib. Natukene ja mingi nii kena. Ja siis, aga ma olin mingist veits panin seda jumekat ja minu eest see on ülihea match, I love it ja Magda Beauty's on üldse nagu palju erinevaid näitajaid. Muuseas, Magda Beauty's saab minu meelest nüüd juba saab tellida seda komplekti, kus on erinevad näidised sellelt tirtirilt. Et kui sa ei taha nagu kohe osta endale ehku peale, vaata nagu mul oli 3 erinevat proovisin, iga kord ostsin täissuuruse, siis vaatasin, et midagi oli natuke off. Et saad osta selle komplekti, kus sa saad siis katsetada, vaadata, milline sulle sobib, tead oma tooni, siis saad nagu õige ära osta, kui sa ei saa poodi näiteks koha peale minna või ei viitsi nagu mina, nii et siis saad ka tellida. Ja sooduskood salajutud siis kehtib loomulikult kõigele, mis sealt tellida saab. Jah, aga kas räägime tõusud? Kas räägime, ma hakkasin mõtlema, kas me hakkame kirju lugema? Me oleme nii palju jäppinud, teeme tõusud ja mõned järgmises episoodis. Jah, teeme sest et muidu siin kõik hakkad mölisema jälle. Nii, aga ma võtan siis esimese kirja. Võtan kommi nii kaua. Jah, saad natsutada. Näksutada. Literaali ostsin 700 grammi kommi. Ei, see oleks mu lapsepõlve unistus olnud. Nii, Fit Life võrdub lahutus. Söö. Hei mu armsad, mul on vaja end lihtsalt kuskil välja elada. Oleme kaaslasega koos olnud üle 10 aasta. Nüüd olen jõudnud punkti, kus ma ei tea enam, kuidas edasi minna. Nimelt lõpetasin just ühe 3 nädalat kestnud toitumise ja treeningute väljakutse. Lühidalt öeldes sööd seda, mis kirjas, et trenni teed 5 korda nädalas. Millegipärast aga kaaslasele on see nii vastukarva. Kui küsisin, et mis tal selle vastu on, siis vastuseks on, sa näed hea välja, sul pole vaja seda kõike teha. Sorry, aga see pole minu jaoks mingi põhjendus. Tema elu muutus 3 nädalaks nii palju, et 3 nädalavahetust ei olnud mina tal kompanioniks mullijooke sisse kummutama. See ei olnud minu esimene väljakutse. Aasta tagasi tegin sama. Seega ei saada nagu karta, et minust nüüd siis järsku karsklane saaks. Ei saanud eelmine kord, ei saa ka see kord. Nüüd siis kirstordil oli, et kui ma peaksin kunagi oma jala jõusaali tõstma, siis on meie suhe läbi. What the fuck ausalt. Kompromissiks ei saa pakkuda ka seda, et koos läheksime. Ta on kindlalt väljendanud, et tema jõusaali ei lähe. Ma olen muutnud tema soovil juuksejärvi. Võtsin pärast umbes 2 nädalat, et mida kuratit ma teinud olen. Siiamaani ravin oma juukseid sellest. Küünehoolduses teen pooltel kordadel seda, mida kaaslane soovib. Ja nüüd ma ei või siis oma füüsilise poole eest hoolitseda. Ja nii me siis nüüd oleme. Üks ühes toas ja teine teises. Nii kui omavahel suheldud ei saa. Sain end välja elada korraks. Aitäh teile suurepärase meelelutuse eest. Tublid olete. Teie Fatness Princess. No ma nägin, see just kiri tuli paar päeva tagasi ja ma juba tean, mis väljakutsest ta räägib, kui see Kaisa Kuusnõmmel oli, see just sai läbi see
Sest et ma mäletan, et see kiir, ma just vaatasin story's, et Kaisal oli challenge'i viimane päev ja siis just see kiiri tuli, vaata, siis ma sain aru, et see läks sellega kokku. Kas Kaisal kestab 3 nädalat või? Ja, täpselt oli 3 nädalat. Ja ma ütlen ka, et nagu, et ma saan aru, et ta võib-olla arvab korra, et temal on siis mingi elumuutused, et sa võib-olla sööd natuke teisi asju, ma ei tea, kas sa hakkasid, sest Kaisal on seal mingi toiduplaan ka, onju, et ma ei tea, kas sa tegid oma mehele sama toitu, et see võib natuke hirmus tunduda, et sa teed mingeid erinevaid asju, aga nagu kui mina näiteks Siimuga suhtes olin, siis ma tegin suht tihti fit läppi, vaata, ja ma tegin kogu aeg endale eraldi toitu ja siis neile teist toitu ja Siim kordagi ei öelnud, et umbes, et mingid mulle ei kõlba. Ja no vaata, aga ta ütleb, et ta ei tee mehele teist või sama toitu, sest ta ütles, et tema jaoks muutus ainult see, et ta ei joonud temaga koos. Aga nagu see ka ei ole ju, sina oled kogu aeg üksi kodus, Märten vaatab pealt ja kas sa ei ütle, Märten, nii kui sa joomuga siis lahutus. Ei, nagu reaalselt. See tüüp tundub üldse selles suhtes red flag, et sa tema pärast pead muutma juuksevärvi, pead küüntes tegema seda, mida tema tahab. Nagu vahepeal korra mees on mingid, sa võiks teha mingid punased küüned. Ja, et see on fine, onju. Aga et see, et sa lähed juba nii kaugele, et kui sa lähed jõusaalis, meie suhe on läbi, et no minu meelest see on nagu mingi kontrollivus. Issand, kui ilusad küüned sul on. Eile käisin just. Ma mõtlesin, et ma niuke väike... Oota, ma ei tea, ma pean kohe vaatama. Väike sügisene niuke mix-up vibes. Ma mõtlesin, et ma olen kogu aeg roosa, et see teeb midagi teist. Okei, sorry, ma langesin su küünte lummusesse korraks. Aga et jah, mulle tundub ka, et kui ta ikka keelab sul nagu jõusaali minna, mulle tundub, et siin on nagu siuke mingi kompleks tekib. Noh, ma ei tea muidugi, milline see mees ise välja näeb, aga võib-olla ta tunneb, et äkki sa saad ilusa... Jah, et äkki ta tunneb, et ta peaks ka tegema, aga ta nagu ei taha seda muudatust teha ja lihtsam on siis ju tegelikult olla edasi, kui teine ka ei käi. Aga kui naine käib, siis võib-olla kardadki, et näed, nüüd ta võtab alla. Ta on nagu fit, ma enne mõtlesin ilusamaks või ilusaks, et see oleks juba ilus, aga tal tegi see kompleks, et võib-olla sa oled mega fit pärast, veel nagu kenam, kui sa praegu oled ja siis sa jätad ta maha, aga nagu see on tema enda kompleks, et nagu sina ei pea sellega tegelema. Sest et ta juba ütleb ise, et ma jätan, aga vaata, et ütlebki, ma jätan su maha. See ongi kõige tüüpilisem siuke kaitserefleks, et sa ütled lihtsalt seda, mida sa kardad, et juhtub. Et ma ei tea muidugi kaua te olete koos olnud või midagi, aga ma laias laastus ütlen lihtsalt, et ma ei loe siit 10 aastat. Kaaslasega. Huvitav, kas ta on nagu abikaasa või mitte? Ma arvan, et ta oleks öelnud, et abikaasa. Sest ma ütlen lihtsalt, et kas... Ja sul on nagu, minu jaoks on see, et sul on ikkagi, et sa ei ütle ka, et sa mingi, et ma tahan siin olla, et ma tegin seda, et olla mingi palju peenem, vaid ta rääkis ainult tervisest. Ainult kui sa näed, et ta kogu see, et ma tahaks olla tervislikum, ma tahan nagu, et see ei olnud isegi see, et ta on mingi, et ma tahan olla nüüd mingi six-packiga ja mingi elada jõusaalis. Täpselt on ju, vaid sa ütlesid, ma tahan veits tervislikum olla ja see on ju loogiline, et mida vanemaks me saame või et siis hakkad mõtlema, et okei, et ma tahan olla nagu, mul oleks rohkem jõudu või võhma, et ma nagu jaksaks mingeid asju teha. Ja tegelikult mega tubli, et sa teed 3-nädalase selle challenge ja siis peale seda tunned ennast nagu motiveerituna edasi tegema, sest et no esiteks enne hakkab taevast pussnuge sadama, kui ma suudaks 3 nädalat midagi üldse teha ja siis veel peale seda oleks mingi, lähen jõukasse. Kuigi vaata, mul on olnud neid perioode, kus ma olen teinud trenni. Ma mäletan kunagi, et ma olin mingi, käisin 4. kord 1 nädala jooksul trennis, praegu ma olen mingi huishi nagu, et ma ei tea, võib-olla vaata, kui ära harjud, siis tegelikult on nagu fine. Kui jah, tegelikult see ongi see, et kui sa teed näiteks 3 nädalat, miks see võib-olla, ma nüüd eeldan, et Kaisal on ka vaata, et tegelikult 3 nädalaga sul tekib rutiin. Et sa nagu, sa paned sellest, ma mäletan, mina käisin siis, kui ma alustasin oma seda kaalulangetusteekonda, ma mäletan, ma käisin esmaspäevast reedeni iga päev hommikul kell 9. Nii et ma võisin kellani lasteaeda, läksin trenni ja siis alustasin oma päevaga ja siis see saigi minu osa rutiinist, et see ongi see, et sa tead, et sul on see trenn äras ja siis sa teed oma muud asjad ära, et sa lihtsalt nagu kuidagi sätestad oma asjad niimoodi, vaata. No ma vahepeal olen nagu mõelnud, et peaks minema, mul on kõige lähem see kallis, vaata, seal on see 24/7 fitness või midagi. Aga siis ma vahepeal on nagu, et ma nagu üksi ei viitsi, ma peaks nagu kellega koos käima. Teoreetiliselt Märten hakkas nüüd uuesti käima trennis, ta oli mingi ta on mõttes. Peale seda reisi läksime mõlemad kaalule ja lõime ristimärgi ette, aga tema läks kohe jõusaali, ma olin mingi, läksin ostsin kilolatist kohe. Ei noh, igal ajal oma, aga kuule, aga nüüd ongi hea mõte, ma olen koju, ütlen Märten, 1 korra veel jõusaali lähed.
lahutus. Ei ole siin midagi, ja värvi oma juuksed. Et kelle jaoks sa nagu siin praegu trennile? Minule sobid sa sellise nagu värvi juuksed mustaks, palun. Aga selle trenni, mis minul oli täpselt sama, et ma olen ju võtnud 3 kuud hoogu, et trennis hakata käima jälle. Ja ma olin ka mingit üksi, ma ei viitsi. No ma tean, et ma teen endal plaani, et ma lähen ja siis tuleb see kell ja siis ma mingi, ma vaatan kodukeset linna edasi, ma olen praegu kodukeset linna lainal. Ja siis võtsingi endale treeneri, siis see on veits nagu küüneajaga, vaata. Kelle sa võtsid? Mikk Pärnaste, Mad Mike. Mad Mike? Mad Mike, jah. Kui tihti sa käid? No ma alguses olin mingi, ma nagu tahtsin olla selline, et mingi, kuidas see käiks, ma ütlesin 2 korda nädalas, aga ta teeb päris heavisi trenne ja mulle väga meeldib ja ma tahan nagu tulemusi ka, et leppisime kokku, et 3 korda. Esmaspäev, kolmapäev, reede on praegu umbes niimoodi plaan. Okei. Kurat, äkki ma peaks ka endale treeneri võtma. Jaa, tule Mikku juurde. Ma ei viitsi kaugele minna. Oota, ma mõtlen, Sparta, nagu see on sul, noh, see Pärnu maantee. Mul on ikka kõige lähem seal 24/7. Aga samas nendes 24/7 on ka, kuidas see mitte Rannavaja, Villa Kaisa, Villa Kaisa vist või? Villa Kristi, ühesõnaga Villast oli üks tüdruk ja tema on ka treener. Ma võin sulle saata. Ilmselt seal kodukal on ka kirjas, et kes seal on, et võib-olla tõesti. Aga ma soovitan meestreeneri võtta. Miks? Sest need on nagu, ma ei tea, mulle täiega meeldib. Äkki ma armun ära? Ei, ma ei saa, et sa armud. Või noh, võib-olla võid armuda, ma ei tea. Kindlasti armun. Ei, nali tegelikult, ma ei tea. Aga mulle Miku puhul lihtsalt meeldib, et ta nagu ikka, ta nagu pushib ja ta on nagu... Ma tahaks siis ainult gei meest. Kas see on nagu diskrimineeriv või? Ei. Sest et nagu ma ei tunneks ennast mugavalt, kui mitte gei mees. No, kui ma näiteks, mul on olnud ju eratreener kunagi, siis ta ikka vaata kogu aeg mingi käis ja näppis ja mingi, noh, nagu selles suhtes, et pani mu keha paika ja niimoodi, ma ei taha, et mingi võõras mees mind näpib. Kui ma praegu mõtlen... Ainult kui ta on nagu girlfriend. Ei, nagu Mikk on nagu täiega selline, et ta vahepeal nagu, näiteks ta on nagu, ta kunagi näpi mind niimoodi otseselt, vaid ta on mingi nii näpuga, põhimõtteliselt on nagu mingi nii selg nüüd korda ja niimoodi, et ta nagu katsub minimaalselt, et see ei ole isegi nagu, sa isegi mõtle seda niimoodi. Aga ma ütlen niimoodi, et Mikk on väga kena mees. Ehk siis, kui ma panin, vaata tegi mu story, kui ma esimene kord surin, on ju, siis ütleme, et see link klikk oli 2000 korda. Ütleme, et naised olid thirsty ja kõik olid mingi, no muidugi sa viitsid nüüd 3 korda nädalast trenni teha, kui sul niisugune treener on. Aga Mikk on mul nii kaua tuttav olnud, et ma isegi nagu vaatada nii. Mul oleks nagu veel see ka, et ma ei taha, et mingi mees mind judge'ib. Nagu, it's embarrassing enough. Ja, ei, no ma mõistan. Nagu pigem ma tahaks, üldse kui ma saaks valida, siis ma tahaks, et mu treener oleks kas nagu gei mees või mingi paks naine. Paks naine, et siis ta ei saa sind judge'ida või? Ja nagu, aga samas, nagu et ta on tervislik, aga lihtsalt tal on mingi haigus. Mis on viga? Reaalselt, aga nagu, jah, okei. Ma mõtlesin, et sa ikka ju tahad, et treener oleks ise vormis. Minul on savi, mis tema on. Tema asi on lihtsalt käia seal ja näidata mulle. Nii palju öeldakse, et kes ei oska, see õpetab. Nii et õpeta mind, mul on savi, mis sa kodus teed. Minu poolest nosiguridi laste eened seal vahepeal juhendad, no nii ja nüüd naa ja vabalt. Ei, no selles mõttes, et kui sa vaatad jalgpallitreeneri, jalgpalli ja korvpallis, neil on enamasti suured kõhud ees, vaata, aga tiimid on head. Aga oskavad ju, teavad, millest räägivad. Öeldakse, et käitumine sõnade, mitu tegude järgi. Nii, et ma arvan, ma käin ka nüüd natuke aega trennis ära ja siis ma olen mingi tavai treeneriks ära. Jah, ja siis hakkad minu treeneriks, siis judge'ib mind kogu aeg lihtsalt. Okay. Siis ma olengi see paks treener sulle. Okei, käib perisse. Ei, tema just ei judge'i. Okay. Need fitid judge'ivad. Okay. Aga siis ütlesidki, et sa tahad kas paksu naist või gei meest ja siis ütlesid, mina saan hakata, et siis mina saangi see paks naine. Ei, ma ütlesin, siis sa raudselt hakkad ja judge'id, vaata. See ei tähenda, et ma pean tahtma sind, sa lihtsalt tuled, siis sa mingi, ma olen treener, I know what I'm doing. Okay. Lähme koos trenni ja siis kogu aeg mingi, ei, tee nii, tee no. Ma oleks küll selline, sorry. Aga mina ise ka, ma tean, vaata, kui ma... Kui midagi oskad, vaata. Isegi kui ma ei oska, vaata, kui ma tegin kunagi, käisin jõukas, siis aeg-ajalt ikka mõni sõbranna tuli kaasa. Oi, kus ma seal nii nüüd tegin. Nagu oleks oh my god, me peaks minema kunagi koos. Lihtsalt nagu ühe trenni tegema koos. See oleks nii fun. Ma tean, et you would rather die, aga nagu teeme midagi kunagi. Üks trenn, see on 45 minutit leiad minule, et ma ei tea, näita sulle head trenni. Sina näitad mulle head trenni. No sina hakkad mulle näitama. Ei, ma ei mäleta enam. No võt, mina mäletan. Okei, no vaatab seda asja. Mõtlen järgmise kirja. Mees, kes päriselt tahab, et naine tuleks. Hei, kirjutan teile verivärske loo, sest ma olen šokis. Mul on oma eluajal omajagu partnereid olnud ja ka vahekordi. Kas nüüd üks ja sama asi? Ei no jah, vaata, äkki te kõikide partneritega vahekord, no ju siis.
aga ei ole orgasmi saanud, isegi oma viimases 6 aasta pikkuses suhtes. Nädal tagasi tõmbasin Tinderi. Tulin sõbrannale külla ja Tinder date viis mind bussijaamast tema juurde. Hiljem aga tuli ta ka siia meie juurde jooma ja läksime linna. Klapp oli täkas. Kui hommikul koju jõudsime 4, mina, minu Tinder, sõbranna ja tema Tinder, siis läksime magama. Aga vot peale seda ma olen šokis. Kui mu Tinder date lõpetas ja ma olin, et davai, lähme magama, küsis ta, aga sina? Saate aru? Mul pole elu sees mees uurinud või soovinud, et ka mina saaksin hea lõpu. Ehmatusin ja olin, mis asja? Kas ma kuulsin õigesti? Mina? Me too. Peale seda rääkisin talle, et keegi pole kunagi küsinud ja ta oli 10 minutit šokis, istus voodisõrval ja mõtles elu üle. Nii et mehed, võtke kokku ennast. Okei, see mees oli ka veits dramaatiline, et sa ei peanud 10 minutit voodisõrval. Tee edasi nüüd jutt oli. See on nii šokis. Kas sa soovid ka? Ma arvan, et ta on mingi veits, see mees oli dramaatiline. Tal on sõpru ja kindlasti nagu ta teab, et enamus mehed, mitte enamus mehed, et nagu mehi, keda ei koti, vaata, et ise pääsid endal pauk lahti ja siis. Aga ma ei saa, kuidas sa kunagi pole kokku puutunud sellega või nagu, mis siin šokis olla? Kas sa meie podcasti kuulab? Me oleme korduvalt ju rääkinud sellest, et iga viisakas mees ikkagi ootab ka daami tulekut. Ja, et nagu... ja mõni veel veab süles nii tuppa koos sees nii tuppa või praegu. Et selles suhtes, et sa vist tõesti ei ole meie podcasti kuulanud. Jah, lihtsalt saatis kirja kuulamata. Sul pead kõik osad järgi kuulama. Aga ei, nagu tore, et sul oli ka siis selline experience lõpuks ja loodan, et teil siis läheb edasi ka mingi tore suhtlus, mitte siis ainult see ühe korra, et uuris, et kas sa said ka. Aga ma loodan, et sa said ka siis või see õhtu lõppeski nii, et ta jäi sinna šokis ja istuma seina hellitama ja läks koju ära ja siis... ta oli mingi, mul on aega mõelda, ma olen nii šokeeritud. Et ta oli mingi ka, et nagu keegi teine pole teinud, siis mis ma siin rabelen, vaata, sai. Ei, täpselt. Ole vait nagu. Hoia oma šokk endale või saada meile pärast kirjaga. Meestel ei tohi kunagi midagi öelda. Don't let them guess your next thought. Täpselt nii. Süüme piinades sõbranna. Hei Malju ja Kristina, armastan, mida te teete. Kuulan teie podcast juba pikalt ja nii meeldib. Olen mõelnud pikalt teile kirjutada ja nüüd siis siin olen. Ma küll ei kirjuta enda saladust, vaid kirjutan oma sõbranna saladust. Oletame, et mu sõbranna nimi on Mari ja tema mehe nimi on Taavi. Mari ja Taavi on pea 2 aastat juba koos olnud. Neil on olnud häid aegu kui ka raskeid, nagu ikka suhetes on. Kuid hiljuti Mari ütles mulle, et ta pettis Taavit ja Taavi ei tea asjast midagi. Kõige haigem asi on selles, et Mari pettis Taavi parima sõbrannaga. Mari pettis Taavit 2 kuud, kui neil oli suhtes raskeid aegu. Lubasin Marile, et ma mingil juhul Taavile seda ei ütle. Neil oli suhtes väike paus ja mu sõbranna oli jälle selle Taavi parima sõbraga keppinud mitu korda. Paus kestis Maril ja Taavil nädal aega. Kuid mul on sellised süümepiinad, teades, mida Mari on korraldanud. No tõesti, nii vastik on näha neid koos. Mul on Taavist lihtsalt nii kahju ja kurb vaadata, mida ta oma naine tema selja taga teinud on. Mida ma peaks tegema? Vastis, et tahaks Taavile kõik ära öelda. Jah, ma tean, et minu ja Mari sõprus oleks igavesti läbi, aga need süümepiinad tapavad mind, nagu mina oleksin teinud neid asju. Või ma peaksin vaikima ja lihtsalt vaatama seda õnnelikku suhet pealt, teades, mida Mari tegi. PS, mega lahedad olete ja armastan teid. Sorry kirjavigade eest, pole perfektne kirjutaja nagu Mallu. Nagu Nuub, nagu Kristina. Noh, ma ei tea. Ütleme nüüd, et sa nagu üks asi nagu see, et sa lubasid. Ja see on sinu sõbranna, et ma siit ei loe välja, et Taavi oleks ka nagu sinu sõber olnud. Ma loen ikkagi, et see on sinu sõbranna. Vaata TikTokis praegu, ma olen näinud palju neid videosid, kus umbes keegi küsis, et kui te saaksite teada, et teie parim sõbranna pettis oma meest, et kas te oleksite ka ta sõber edasi, siis naised on mingi literaali, kui ta tapaks oma abigaasa ära, ma ei ütleks siis ka kellelegi, ma aitaks tal laipamata. Et nagu, ma saan aru, et see on ebamugav olukord, et no eriti, kui sa pead nende mõlemaga suhtlema, et see võib olla natuke awkward, aga see kindlasti ei ole sinu kohustus või üldse sinu asi midagi öelda, et sinu sõbranna on täiskasvanud inimene. Ma arvan, et ta saab ise ka aru, et no. Saan aru, kui Taavi oleks sinu sõber. Jah. Et siis võib-olla tekiks see olukord, on ju. Aga kuna ta ei ole ja nüüd on sinu parim sõbranna, nagu ma aru sain, või noh, sõbranna, mitte parim sõbranna, aga nagu ma ei tea ühesõnaga. Mina ei ütleks midagi. Pole sinu asi ju tegelikult öelda siin. No saadki oma sõbrannast ilma ja no kokkuvõttes ja noh, sa ei tea ju, kunagi sa ei tea, kui sina ütled selle ära, et mis saab, et võib-olla nad ei lähegi lahku ja siis sina oled see ikkagi nagu... Sinuga ei suhelda enam kunagi.
ja noh, laias laastus siuksed asjad, eriti kui see juhtus vaata mitu korda ja siin on veel mingi see mehe sõber sinna seotud, tuleb nagu nii välja. Sa ei pea midagi ütlema, see laias laastus, kui suur on tõenäosus, et mitte kunagi keegi sellest ei räägi. Kindlasti räägib ja ära lihtsalt sina seda oma asjaks tee, see on nende, nad on täiskasvanud inimesed, küll nad selle ise ära ja klativad. nagunii vaata, karma on päris, mina usun karmasse, nii et igaüks saab oma karma lõpuks, et ja kõik asjad tulevad lõpuks välja, vaata. No mõtlengi, et sa ei pea iseennast sinna vahele pressima, et kui Ja sul võib-olla tõesti sellel- nii halb on vaadata ära, siis suhtle nendega mõnda aega või. Ja täpselt, et Taavi parim sõber ei räägi oma sõbrale, nii et Jah, noh, et selles mõttes, isegi ta parim sõber ei räägi. no täpselt, mis see et sinu ma asi arvan, üldse on? et ongi, et sinul ei pea süümepiinad olema, et süümepiinad peavad olema ikkagi nendel, kes tegid seda ja kui Taavi enda parim sõber ei tunne süümepiinu, no ma ei tea, et see ongi nagu, see on selline halb koht, et nagu me ei ole seal olukorras ja ma arvan, et sul on endal kõige lihtsam mitte nagu torkida. Jah, ja tõesti, kui sa tunned, et sul on nii halb ja sa ei taha, ütled oma sõbrannale, et kuule, mul on nii ebamugav siin olukorras, et ma tõesti mõnda aega pigem, sa võid oma sõbrannaga edasi öelda, sa ei pea lihtsalt nendega koos kuskile mingi hängima minema. Aga ma tahtsin korra, mul tuli praegu meelde, et ma jälgin vaata Mari-Liis Kaera subscription'eid on ju, ma olen subscriber. Ma ka obviously. Ja keegi vaata kunagi ütles seal, et nad rääkisid sellest, Mari-Liis räägib avatult, et ta ei ole kunagi orgasmi saanud. Ja siis keegi kirjutas selle, et ma olen salajuttudesse ka kirjutanud ja nad umbes ütlevad, et jäta mees maha. Et ära hoia kinni meest, kes mingi päev lõikus ei saa orgasmi või midagi. Ma tuli korra, siis ma mõtlesin, ma tahtsin seda korra adresseerida ka, vaata, et meil on nagu see, et nagu üks asi, noh, me oleme rääkinud nagu sellest, et kui me oleme nagu mõelnud seda pigem selle all, et kui mees ei viitsi sellega tegeleda. Kui ta ei viitsi tegeleda, et siis nagu, et jäta ma, aga kui sa ei saa nagu orgasmi, et sa ei olegi kunagi saanud ei vibraatoriga, ei käega, ei kuradi dušiotsikuga, ei mehega, mitte midagi, onju. Et siis nagu ikkagi pöördu arsti juurde. Ja igast need arstid ja mis need on, eksperdid. Günekoloogid ja kõik eksperdid ja noh. Seksuloogid. Seksutajad. Et nagu selles suhtes, et me jah oleme ikkagi nagu mõelnud seda, et kui su mees on nagu mingi noh, et nagu ongi, et saab paugu lahti ja keerab selja, et siis on nagu mingi, mis sa nagu raiskad oma aega. Aga kui see on nagu selline probleem, et sa ei saagi. See võib olla ka selles suhtes osadel, ma kujutan ette ka vaimne probleem. Tähendab, ma ei ütle, et sa mingi vaimaiga oled, aga et jah, et sa võib-olla, kuna vaata, kui hästi kaua ei ole seda juhtunud, siis võib-olla sa oled nii pinges, et sa nagu ootad ja paned endale selle pressure peale, et oh my god, see peab nüüd juhtuma ja noh, nagu sa tead, siis kui sa pinges oled, siis seda juhtu nagunii on ju. Et ma arvan, et kindlasti on mingid eksperte, kes ilmselt saaksid võib-olla sellega aidata. Samas on ka inimesi, mõni on üldse aseksuaalne selles suhtes, et teda võib-olla üldse nii väga ei huvita see seksuaalvahekord, siis on nagu veel eriti savi ja olgem ausad, et seksida ka ilma orgasmita võib täitsa tore olla, et ega isegi iga kord ei ole saanud, aga see ei tähenda, et see nagu kõige halvem päev mu elus oleks olnud. Et muidugi veel toredam on, kui see juhtub, aga jah, et me kindlasti ütle, et see peab mehe süü olema kindlasti, kui mees ei ole see, kes mingi keerab selja, on ju. Et täpselt, et ma lihtsalt, mul tuli see praegu meelde. Ja muuseas, ma mäletan, ma nägin ka seda. Ja ma tahtsin adresseerida, ma mingi don't you dare, aga ei pane meile sõnu suhu. Täpselt nii. Nii, aga järgmine kiri. No nii, teise tuppa näppu panema. Casual. Tere. Tere tõesti. Kiidusõnu teil ilmselt jagub. Olen esimesest episoodist teie kuulaja ja esimesed, kelle poole pöördun, olete ilmselgelt teie. Mul pole aimugi, mis mu mehe elus juhtunud on. Oleme pikalt elanud õnnelikult ja päevapealt on tema seksiisu läinud. Juba kuid ei ole ta mulle lähenenud ning kui ise sisuliselt käe püksi panen, siis tuleb vabandusi uksest ja aknast. Kas ma olen ise nii haige kiimakott või mida ma valesti teen? Mõtlen endamisi kogu aeg. Kas ma olen ajaga oma atraktiivsuse kaotanud või ta lihtsalt ei tahagi mind kui naist enam? Olen täiesti loost. Varem meil selliseid probleeme ei olnud. Ning teistel kindlasti ei ole. Oleme iga hetk koos ning see lihtsalt ei ole võimalik. Vaevalt, et kui ma teises maja otsas, siis ta paremale vasakule naisi lükkab. Tahaksin ennast tühjaks rääkida ning ehk oskate vastata. Teile parimat. Kalla. Ma lugesin selle kirja muuseas Märtenile ka, et ta oli mingi, et jah. Sa olid mingi, et me oleme iga hetk koos. Just me, te ei ole. Ja mehed on sellised, ütleme need, et sa oled mingi, et vaevalt, kui ma teise pool maja. Jaa, sa oled WC-st, ta juba swipe'ib. Et nagu, et see, et sa arvad, et ta kogu aeg koos, ta käib tööl. Et nagu, kui mees tahab petta, ta leiab selle aja. Ja ma ütlen alati, et kui sa oled duši all,
vesi läheb lambist külmaks, siis keegi teine kasutab su vett. Et see tähendab seda, et nagu noh, meestel on minu arust ja mehed on nii kergelt on kuidagi aru saada, no mitte alati kõigil, mõni on master manipulaator onju, aga enamasti meestel ongi see, et kui nad on nagu leidnud mingi kellegi teise või neil on mingi salasuhe, nad muutuvad nii külmaks ja nad ei oska seda varjata ka. Ja no muidugi tegelikult mingi väike võimalus on siin ka see, et inimesel võib olla lihtsalt mingi vaimselt raske aeg või mingi depressioon, ei taha sulle rääkida, aga ega siin ei olegi muud varianti, sa peadki ütlema mehele, kuule, siuke olukord on, ma tunnen, et see on juba väga off, ma tunnen ennast halvasti, siis mulle tundub, et sa tõrjud mind. Ma tahaks nagu seksi saada, onju. Aga noh, tahaks nagu seksi saada, võib-olla see, et tahaks nagu aru saada, mis sul toimub. On võib-olla parem ja siis seksi saada, et aga. Ei no, aga kui sa oled ikkagi nagu paari suhtes, siis tegelikult on ju loomulik eeldada, et mingisugune seks omavahel ju toimub. Ja kui teine inimene lihtsalt ei anna sulle enam seda, siis on tegelikult põhjus, miks nagu vestelda sellest, sest et nagu kokku sai kinda nagu lepitud. Ja nagu vastupidi ka, et nagu kui naine on nagu. Ja absoluutselt, et mõlemad pidi. Jah, et täpselt, et kui see mingi, et kui muidu on kõik nagu sa ütlesid, et kõik on korras olnud ja ei ole nagu probleeme olnud, et siis mis toimub. Siis üks kahest peab toimuma, kas tal on keegi teine või tal on lihtsalt väga raske aeg, aga äkki ta mängis kõik oma raha kasiinos maha ja siis tal ongi mõtle positiivselt, äkki ta ei peta, äkki tal on lihtsalt kogu raha kasiinis maha mänginud. Täpselt. Mina sain alles hiljuti teada, et kõik mu sõbrad, nagu mitte kõik mu sõbrad, vaid üks sats mu sõpradest käivad kasiinos. Niimoodi me oleme koos peol ja ma arvan, et nad läksid koju, aga nad läksid kasiinosse hoopis slotte mängima. Ja ma olen mingi, ja nad on seda aastat teinud ja ma ei teadnud seda. Mina ei käi kunagi, ma ei lähe ka. Ma olen siuke sõltlane igast asjast. Ma tean, et ma räägin, et ma olen slotte mänginud. No siis vahepeal Hiltoni hästi palju üritusi. Kuule, sa oled vahepeal oma seda Farmlandi või mida sa mängid? Coinmasterit. Seda rääkida, see on ka, ei, muidugi mängin. Mul on oma grupp ka nüüd, aga nüüd ma ei pane raha enam sinna. Lubad või? Ja, ei, mul oli nagu see, et ma mõtlesin, et vaata, et vähemalt slottiga on see, et sul on võimalus mingi raha tagasi võita, aga nagu see Coinmasteris paned raha sisse ja siis sa ei võida mitte midagi isegi tagasi, vaata. Aga ei jah, et ühesõnaga, et noh, kõige lihtsam, kõige loogilisem on alati see, et sa pead ikkagi rääkima, et me võime sulle anda siin igast erinev nõu, aga noh, meie ei ole sinu suhtes, ehk siis sina pead ikkagi selle sammu tegema ja minema oma mehe juurde ütlema, et kuule, et midagi on siin nagu teistmoodi, ma saan aru, et sa käitud et nagu, et sul on midagi on hingel, palun jaga seda minu käest, me ei saa niimoodi nagu jätkata, kui sa lihtsalt tõrjud mind, et see paneb mind halvasti tundma ja ma tunnen, et mul on midagi viga ja noh, see ongi nagu kõige. Ja kui mees ütleb ikka, ei, mul ei ole midagi viga, no siis ütledki, et siis me peame veel tõsisemaid vestlusi pidama, et kas see suhe üldse saab jätkuda, sest kui sa ütled, et midagi pole viga ja see on sinu uus tavaline olek, siis noh, see ei ole see, mida ma tahan tegelikult. Eks siis anna teada, kas ta oli siis Britis või oli kasiinos. Kasiinis maha mänginud kõik. No ma ei teagi, kumb parem on. Kui abielus ei ole, siis kasiinis vist, et siis ta on oma raha maha mänginud, vaata. Ja siis pead teda üleval hakkama pidama. Ei no siis jätad ikka maha. Aga vähemalt ei petnud. Dildo gangster ja jäkuvend. Hei, pikalt mõelnud ja otsustasin teile ka jupikesi Tinderi seiklustest kirja panna. Aastaid tagasi, olles just värskelt vallaliseks jäänud, peale 4-aastast suhet otsustasin Tinderi tõmmata. For fun kasvõi alustuseks. Olin siis ise 30-aastane ja tüübid mõned aastad vanemad. Nähes seal ühte halba valikut teise järel, sai siiski mõni swipe paremale tehtud ja sõelale jäi üks tüüp, kellel nimeks paneme Sander. Jutt sujus meil kenasti ja kuna mõlemad asusime tol hetkel samas linnas, mina küll püsivalt ja tema tööasjus, siis otsustasime korra kohtuda. Saime kokku minu töö juures õues, lihtsalt, et näha teineteist päriselus, et kas üldse on klapp või mitte. Sealt edasi jäime ikkagi suhtlema. Kuigi mul väga suurt tõmmet ei olnud, mida aeg edasi seda rohkem ikke tekkis. Pikalt sellele kesta ei lasknud ning ütlesin, et ma siiski ei ole valmis edasi suhtlema, nii nagu tema sooviks. Sander oli väga üllatunud ja mitte meeldivalt, kuigi sellegi poolest kirjutas ta mulle aeg-ajalt edasi. Tolleks ajaks ei olnud küll koroona enam nii suur teema, kuid vist pidi positiivse tulemuse puhul püsima kodus 5 päeva. Nii juhtus ka Sandril väidetavalt. Päev hiljem aga kirjutas ta mulle, et on koos mingi sõbraga, kellel ka koroona ning teevad sülti ja joovad. Ok. Ei pööranud sellele tähelepanu, sest ei uskunud nagunii seda juttu. Little did I know, et järgmisel hommikul ärkan tema kirjadele, kus ta väidab, et olevat kuskil täiesti võõra inimese juures väga purjus ja üksi.
ja ta ütles, et ärkas voodis, kus vedelevad suured tildod ja ta ei tea, kelle omad need ongi. Saatis mulle ka pildi ja tõepoolest seal olid tildod. Kahjuks täpselt enam ei mäleta, kas blokkisin ta kohe peale seda või mitte, aga safe to say minuga temaga enam juttu ei tulnud. Kuid sellest sai ka tema nimi Tildo Gangster, mis sai minu sõbrannade seas üpris suureks naljaks või heaks naljaks. What the fuck, nagu ma ei saa aru, et miks? Sa teed sülti ja järsku ärkad mingi tildode vahel kuskil võõras kohas. No ütleme nii, et siis ta ei olnud nagu Tinderis õiges äpis, ta oleks pidanud olema seal Grindris. Ma pean tagasi võtma selle, et ma ütlesin ükskord, et ma olin Steni Grindris. Sten ütles, et tal ei ole Grinderit ja ma ajasin ühe teise geisõbraga sassi. Ma olin Anari Grinderis. Aga, et ühesõnaga Sten oli taga mingi, mul ei ole Grinderit ja nüüd arvab, et kõik, et mul on Grinder. Ühesõnaga Sten ei ole Grinderit. Ja kui tagasi... Sten on hetero üldse. Sten on hetero. Muidugi on hetero. Aga kui tagasi võtmiseks läks, siis ma pean seda, ma olen kogu aeg edasi mitte lükanud, et unustanud. Ma oleks pidanud seda tegema Andrei selles Reactis, on ju. Aga see Agne Vaheri teema. Ja ma lubasin Agnele, et ma retractin ja ma olen nagu, selles mõttes, et ma olen kossinurk, aga samas, kui ma ütlen nagu vale infot, siis ma ikkagi võtan seda tagasi, kui ma valesti ütlen. Ühesõnaga, Andrei Reactis ma rääkisin, et ühesõnaga, vaata, tuli uudis välja, et Agne mees pettis teda, on ju. Ja siis seal kossinurgas minuni jõudis info, et peale seda, kui see artikkel välja tuli, siis Agnele kirjutas veel mitu naist ja ütlesid, et mina olen ka su mehega koos olnud. Ja siis Agne kirjutas mulle, et tšau, kuuled, et see ei ole tõsi, et mul ei ole mitte keegi kirjutanud. Et tal on inimesed kirjutanud ja on nagu supportivad ja mingid taed, lihtsalt nagu, aga et keegi ei ole kirjutanud, et tema on ka olnud tema siis lapse isaga. Et ühesõnaga minuni jõudis vale info. Huvitav, et vaata ka minuni jõudis täpselt sama vale info. Tähendab, nii ma arvasin. Ma hakkasin otsima nagu nime järgi sealt postkastidest ja ma nägin, et ma tegelikult natuke eksisin, et tõesti see info ei olnud see, et talle kirjutasid paljud inimesed, vaid mulle kirjutati, et oh my god, see on nii vana uudis, sest et ta on nii paljude naistega petnud Agnet. Aga, ja siin on kohal minu väike kossinurk või spekulatsiooninork. Mina arvan, et Agne tahtis, et sa võtaksid selle tagasi, sest ta leppis oma mehega ära. Ma arvan küll, et nad käisid reisil koos ja... Et nagu vaata, siis on natuke Mark, vaata, rääkida sellest, siis ma olen ise leppinud ära mehega, kes mind pettis. Avalikult. Ja avalikult, et siis ongi nii cringe, siis sa tahad nagu unustada kogu selle asja. Nagu et ei ole olnud, et võtta tagasi. Ei, tegelikult on the best ka, et on muutunud. Aga selles mõttes, et ma ikkagi olen nagu niivõrd hea kossimutt, et kui ma räägin, et mulle tuli see info tuli väga nagu sourceable allikast, et seepärast ma seda julgesin kõvalega öelda, aga Agne ütles, et temal postkastis ei ole selliseid kirju, minul ei ole ligipääs Agne postkastile ja Agne ei olnud mingi ma saan seda nõude kirja, vaid ta oli mingi, et lihtsalt nagu chillilt kirjutas ja ma olin mingi davai, et kui see ei olnud nii, no say less, I will take it back, aga lihtsalt iga kord, kui ma Andrei seal Reactis olen, ma unustan seda teha ja siis ma sõidan ära, kurat, ma pidin ju nagu tagasi võtma need. Nüüd te teate, et see, mis ma ütlesin, see, et ta pettis... On täielik vale. See, et ta vist pettis oli vist ikkagi tõde, sest et see oli juba kroonikas, aga see, et ta sai hästi palju kirju pärast ennast, et veel... Võib-olla lihtsalt naised said omavahel palju kirju, kes kõik teadsid. Ja siis ta ütlesid mulle kirjutada seda, aga temale keegi kirjutanud ja see oli vale jutt ja... Aga ma lihtsalt ütlen from hoe to hoe, vaata, et kirjutage siis ikka Agnele ka, kui te kõik omavahel sellest räägite. Ja see on aus tema vastu. Jah, et kui te nii väga teate, siis kirjutage naisele ka, et võib-olla tema teabki ainult sellest ühest korrast ja siis annab veel andeks ja siis tegelikult tagaselga kõik on mingi, tegelikult on nii palju olnud. Et kui see vastab tõele ja teil on asitõendeid, siis öelge inimesele. Aga ütleme niimoodi, et kui ma sain teada, et nagu see uudis tuli, et ta mees pettis siis või mis iganes on ju. Ma olin mingi, nagu minust Agne on väga ilus naine ja ma olin mingi, et kui teda petetakse, no one is safe nagu. Aga see on ju vana uudis, et kui mees petab, ega ta ei vaevalt, et ta läheb alati ilusama järgi. See peadki olema seda inimtüüpi, et sa petad ükskõik keda. Kas mitte isegi Megan Foxi ei petetud või? Vist küll. Oli, on ju, et nagu... Seda küll, jaa. Et nagu lihtsalt, ja tavaliselt need mehed, kes petavad, nagu nad niigi on nagu väga pushing above their weight, et nad selle naise said. Ja siis vaata tõusevadki ära, et ma olen nii ilus naine, kõik tahavad mind. Jah.
ja siis petavad ja siis lõpuks istuvad ikka üksi ja imevad näppu, kui vanemad on. No praegu ühe korra võib tagasi võtta, teist korda võib ka, aga kolmandat korda, no siis ühesõnaga nii, et kui teil on infot siis, või kui teil olete, kui te siin omavahel kirjutate, siis kirjutage Agnele ja kui ühesõnaga, ma lihtsalt lubasin Agnele ja mulle ta inimesena nagu väga, selles mõttes, et nii palju, kui ma olen näinud, ma olen suhenud ja selles mõttes ma austan, et ikkagi kossi mutt ma olen, aga ma ikkagi tavaliselt, kui ma ütlen kõva häälega, tähendab seda, et ma olen saanud seda kuskilt kossi mutt oled, aga süda on sees. Süda on sees ja tavaliselt ma ikkagi ütlen niimoodi, et mul on kindlast allikast, et ma ei ütle kunagi mingi niisama kuskilt, et see on ikkagi... Mul aga, miks sa ei räägi avalikult sellest, et Brigitte sulle kirjutab? Palun räägi, see on nii funny. See on nii funny. Ma ei saa aru, kuidas sa oled nii bigger person, sorry, mul suu kommi täis. Kui ta mulle kirjutaks, ma oleks fucking SL Õhtulehe kaanel sellega. Kas see üldse eksisteerib? SL võeti Eesti ära, nüüd on lihtsalt Õhtuleht. Ei, ma oleks SL Õhtulehe. Ma tahan SL Õhtulehe kaanele kohe. No, kossinurk, kõik saladused tuleb. Okei, vana lämbab nüüd. Kõik saladused tulevad siin. Okei, ühesõnaga, nagu te teate, ma olen nüüd fitness queen ja ma hakkasin trennis. Okei, Mallu sureb lihtsalt. Get your märg. Sa saad SL Õhtulehe kaanele. Vaata, sellepärast ei tohi kossi rääkides, sest see on nagu karma, et sa hakkad lämbuma. Ma olin nii õnnelik. Ruttu räägi enne, kui ma ära tunnen. Ühesõnaga, okei, ma hakkasin, nagu ma käisin, mul on üks sõbranna, kes on advokaat ja ta on väga fit naine ja ta on nagu tõesti väga super fit ja ma näen ta 2 korda. Kas see on Brigitte? Ei ole, see on üks Sandra, love her. Aga meil on Sandraga see, et kuna ta on päriselt on nagu väga hea advokaat, ta on busy woman, ma näen ta 2 korda aastas ja kui me näeme 2 korda aastas, siis me räägimegi mingi, võib-olla näen isegi 1 korra aastas vahepeal, räägime kõik oma asjad ära ja siis liigume edasi. Ja Sandra rääkis, et ta käib nagu trennis ja et ta käib ühe Miku juures, noh, seesama Miku, kus mina läksin. Ja siis ta soovitaski, et Mikk on nagu ülihea ja Liis Versker käib seal ja niimoodi, isegi Ants Rootsene käib, ühesõnaga väga palju inimesi käib seal. Ja et Mikk teeb nagu mega retsi trenne, et nagu tõesti väga-väga hea treener. Ja siis ma hakkasin, nagu siis ma kirjutasin Mikule ja kuna Sandra niimoodi soovitas seda, ma väga usaldan Sandrat ja tal on nagu niuke perse taha tulnud, et no ütleme 10-10 on ju. Norm räägin oma sõbranna persest. Ja siis oligi see, et aga Miku probleem on see, et ta teeb ainult Spartas trenne. Ja Spartas käib ju meie teine advokaat. Brigitte on hunti siis, aga Sandra oli mingi, Brigitte pole näha. Pole näinud, Sandra on aasta aega käinud. Ma ei näegi seda Brigittet seal. Võib-olla 1 korra näinud, kui sedagi. Noh, siis ma käisingi reedel esimest korda ja on tõesti Brigitte. Ma ütlesin, kuule, ei olnud haisugi. Ei olnud haisugi, ma mõtlesin, oli chill. Ja minu arust Brigitte, ma ei tea, kas ta meil chatti mingi saadet, et hommikuti paneb kogu aeg, et ta teeb hommikuti trenni, aga mina käin päeval vaata. Ma mõtlesin, ma ei näe teda ja muidugi reedel või tähendab nüüd esmaspäeval kõnnin siis trenni on ju ja täpselt samal, kui ma kõnnin ukse poole, et tunnen, et keegi tuleb külle pealt, vaata Brigitte. Aga no ma ignoreerisin teda, ma isegi vaatan ta poole, mul olid oma asjad on ju. Ja siis aga noh, ta vist ei läinud trenni tegemast, et Kennet, vaata see, kes meie vestlused ka üles filmib, tema on ka seal ja siis nad filmisid niimoodi, et filmisid seda trenni tegemist, mingit veekoostööd või mis iganes. Ja siis... Minu see on mingi 10. kord, kui nad seal Spartas seda veekoostööd filmivad. Et nagu... ja ütleme nüüd, et mind isegi häiri, noh, selles mõttes, et mul on savi Brigittega samas kohas olla, sest et Miku trennid on nii rasked, et ma ei osagi keskenduda, mis mul ümberringi toimub. Ainuke asi, miks ma sain teada, et ta vahepeal minu läheduses on see, et järsku tunnen, vaata, peeglist tuleb see kuradi oli see suur valgus kaasas niimoodi, et ma teen harjutust, järsku tunnen, et umbes kuradi valgus näos, et ma jään pimedaks. Ja siis, aga ma ignoreerisin, see on parim asi, ma ei vaata tal otsa, ma ei viitsi, et mitte midagi ta saaks öelda. No ja siis 2 tundi peale trennis on sõnumi Brigittelt siis. Aga vaata, see on alati seda tüüpi inimestega see, et vaata, nad tahavad mingit reaktsiooni ja kui nad ei saa, siis nad reageerivad. Ja siis ta kirjutab, tere, lahendame selle asja nüüd ära. Kas tõesti ma käinud selle 60 euro penarahast Viljandis? Miks sa minu käest küsid seda? Kus sa pead teadma? Mäleta? No tegelikult ei käinud, aga nagu miks sa nagu esitad mulle selle küsimuse, sa tead, et sa käinud või kas ma saan aru, et tegelikult tal on mingi, tundub, et tal on nagu lühimälu, sest et ta nagu räägib näiteks päeva algus 1 juttu, päeva lõpus 2 juttu, aga nagu selles mõttes, et me ju teame, et ta ei käinud, sest et ta ju viinud oma autot parandusse ja ühesõnaga mis iganes on ju sellel hetkel, kui ma see raha kandsin. Kui ei käinud, siis ma kannan see raha sulle loomulikult tagasi. Kas saaks siis nii, et kumbki meist ei maini enam teineteist mitte kunagi avalikult? Ma ei tea, palju te mainite, sest ma jälge teid oli sulgudesse pandud.
kus sa siis üldse võtad, keegi sind mainib? Jah, et miks, kui sa ei tea. Üldiselt mul on ka null beefi sinuga, sa ei ole valetaja ja vastutad alati nii, nagu peaks ja oled seda teinud. Sina ei rääkinud minu teada ka minu asju välja raha eest, ehk oled normaalne inimene. Esiteks jõuame selleni, kelle jutu ma esimest korda üldse Brigittest oma stories või blogisse panin raha eest. Mina. Sinu. Mitte üle nädalaga, üle kuu tal käivad ju kordamööda. Praegu ta ütleb, sa oled hea inimene, sa ei ole valetaja, sa teed alati õiget asja. Kas ei olnud kuu aega tagasi, kus ta oli mingi, küll see Mallu näeb alles, et ma olen ära kasutaja. Et ta on ära kasutaja, ta ei ole tõeline sõber, ta lihtsalt otsibki endale mingeid tuntuid ja kui leiab rikkama, siis ei ole enam iga sõber. Kord, kui et ma vahetan nagu alguse rikkama vastu. Mina ja siis Märten, et küll mina olen rikkama sõbranna ja Märten rikkama naise. Võtab selle sama su uue sõbranna endale naiseks. Täpselt, on ju. Et selles suhtes, et... Aga enne seda oli see, et sina pead ettevaatlik olema, kellega sa suhtled, siis ma viin su maine alla. Aga siis enne seda oli ikkagi see, et sa oled haige valetaja ja mina peaksin ette vaatama. Nii et nüüd me oleme tagasi nüüd ringiga, et sina oled hea, mina olen the worst. Ehk siis järgmine kuu ma pean jälle ette vaatama, et sa oled valetaja. Täpselt. Ja seepärast mul ongi see, et ma ei vastanud sellele sõnumile midagi, sest ma nagu, minu jaoks ongi see, et ma nagu... Sa oled nii tubli. Päriselt, sest see on kõige õigem. Teda peabki ignoreerima, see on nagu kõige suurem power move, aga ma ei suuda, nagu minu sees on üks teemon, kes tahab ma tean, miks ta selle sõnumi saatis, sellepärast, et ta nägi mind, ta nägi, et ma olen nii fit ja ma nii... Ta oli mingi, oh my god, ta on muutunud. Ta ei ole enam ära kasutaja, ta käib trennis. Ta ei ole enam nii ülekaalus, ta teeb trenni. Ma mõtlesin, et ta raudselt, kui ta mind trenni saab, et ta raudselt teeb story, et näe, isegi oma vaenlased olen trenni saanud, et ma teen õiget asja. Aga tegelikult minu jaoks on lihtsalt see, et ma tegelikult, nagu see kõlab nii egoistina, aga ma tean, et tegelikult, et ma ei ole nagu the best person in the world, aga ma võin öelda, et ma olen hea sõbranna või ma alati üritan olla hea sõbranna, et mul on ka oma momente, et ma tean, ja ma teen nalja, ma olen lõbus ja ma tean, et ta igatseb mind, selles mõttes, et ta nägi mind, ma ei vaadanud ta poole, ma tean, et tal tekkis natuke väike igatsus see noot, et ta oli mingid, sest et meil oli fun times ka, vaata, me tegime pulli ja värki ja ma oskan igas olukorras fun vibes, on ju. Et eks ma arvan, et tal oli ka nagu see, et ta nägi mind ja siis tal oli nagu see, et see 60 €, no tõesti, nagu ma ei vasta selle sõnum, mul ei ole seda 60 € vaja, ma lihtsalt tõin näite, et tema hakkas mingi stories'id panema, et nagu, et ta ei saa aru sellest, et mina ei räägi temast kunagi niisama esimesena, et tema toob mind ülesse. Keegi ei räägi temast niisama selles suhtes esimesena. Et ta lihtsalt jälle tõi mingi story, et Kristina on patust prii ja mingi päeval, siis ma nägin mingi, patust prii, sina ütled, et mina olen, et kui mina ongi, et olen kõik ilusti sul ära kandnud korduvalt, isegi kui sest ma olen ka lühimäluga, et ma olin talle juba kandnud ja ei mäletanud, kui ta nõudis, kandsin veel, on ju. Ja sellepärast oligi nagu see, et veits ajas närvi, et minu nime üldse suhu võtab, et don't fucking talk about me. Who the fuck you think you are? Ja mul ongi nagu see, et lihtsam on teda ignoreerida ja lasta elab oma elu. Ja ma ei vastanud selle sõnumile. 10 minut hiljem oli juba story jälle, kus ma olin nagu midagi ta kirjutas. Ja, et umbes, et tegelikult sa oled valetaja või mingi asi, on ju. Et nagu see oli 10 minutit peale seda, ta oli mingi, ärme maini 11 üldse avalikult. 10 minutit, ütleme nii, et ma nägin, kõige on see, et ma olingi seda niimoodi, et ma olin just kelani, sa tahad seda 4:30, et ma just läksin kelani lasteaed järgi, mu telefon taskust ja ma jõudsin koju mingi aeg ja siis ma alles nägin, et see sõnum oli tulnud ja siis juba näen, et grupi chatis oli see, et ta nagu juba pani see story, eks ma ei jõudnud midagi et kui ma oleks nagu tahtnud vastata, siis ma olen mingi too late. Aga noh, siis ta oleks teinud oma tüüpilist story delete. No täpselt, et ta saab öelda jah, et ma mõtlesin ka seda, et ma ei taha talle vastata, aga sellepärast siis ta mingi, suhtlesime Kristinaga, meil on nüüd kõik hästi. Ja ei, see oleks raudselt. Ja no vaja, et lihtsalt ignoreerida ja et kossi nurk, et mina käin seal Spartas, ma teen oma trenni ära, on ta seal või ole seal, mind ei koti. Lihtsalt nagu Kennet love you, aga tule väiksema valgusega, sest et ma was blind, nagu ma üritasin oma tõsteid teha ja siis järsku tuleb see paljud seda Akivile, see Spartas mulle on lihtsalt, mina muidugi ise Spartas ei käi, ma olen ülekaaluline ja tülgastav, aga ma olen nagu lugejad kirjutanud, et nägin Brigittet Spartas ja ta filmis seal nagu mingeid asju ja see on mingi mitu korda olnud, et ta kogu aeg filmib ja seda ühte sama veereklaami, et kas see on kogu aeg vaja nagu samasugust reklaami või? Ma mõtlen jah, et nagu laenuta mingi või nagu mine tee kuskil mujal või nagu või võta erinevad kostüümid käes, tee seal oma pildid või klipid ära ja sul on nagu olemas, et
et see on nagu tegelikult... Mis meie ikka eksperti õpetame? Sest et Sparta, vaata MyFitness, mõned on hästi suured ja seal sa saad kuidagi paremini. See Sparta ei ole nii suur, et see on päris nagu... ütleme, et ei olnud nagu väga fun, et seal mingi kaameraga ja siis sa üritad oma mingi harjutusida. Kuigi Kennet sind ei filmi, et ta filmivad teda, teised on bluritud taga, aga lihtsalt ikkagi nagu ebameeldiv, keegi on mingi massive valgus ja suure kaameraga ringi ja teeb mingi veereklaami mööda saali. Aga tead, kokkuvõttes savi, ma tegin oma trenni ära, tulen tulema. Aga pesema, siis mul oli see, et ma nagu panin oma jope peale, ma ei pese ennast Spartas, ma pesen kodus, aga siis mul oli nagu see tunne, et ma loodan, et inimesed arvavad, et ma mingi rõvele, ma lähen taas otse trennist koju pesema, sest ma ei taha nagu seal pesta. Mina, kui ma käisin trennis, ma ei ole kunagi seal pesnud, sest et esiteks ma käin alati väga kodu lähedal või ma olen autoga, et ma tahan pesta ennast kodus. Vaata, mul on oma šampooni. Ja teiseks, ma ei taha nüüd ennast mingi jubedaks kuradi staariks pidada, aga ma ei taha, et keegi on mingi nägi Mollu Bushi. Ei, mul on sama. Tal on nii rõve perse, vaata. Ei, täpselt sama. Mitu mokad tülbendasid, ma ei tea. Ja siis ma mõtlen ka, et Brigitte on seal veel pärast filmi, teeb pilti must. Näe, paksu persega siin alasti kõnnib, vaata. Aga see oli funny, et kui ma trenni lõpetasin, siis ma nagu, ta läks enne mind ja ma läksin riietusruumi ja siis on vaja üle riietusruumi kõva häälega. Ei kui on vaja läheb Riigikohtuni välja või me ei anna alla, et nagu need kõned ei ole Spartadele nagu riietusruumi, et need on ikkagi nagu istu autosse ja tee oma Riigikohtu kõned või mis asjad on. Et nagu ei ole vaja. Nobody needs to know, kes sa lähed Riigikohtusse või tavakohtusse või mis iga. Mina tahaks küll teada selles suhtes, et iga koss ei jookse minul mööda külg alla. Ma ruttu vahetasin alanõud ja kuradi jope selga, et Padavai kodu pool. Run Forest. Aga ma loen viimase kirja ja siis Run Forest. Nii, tere Malju ja Kristina. Olin vahepeal pikemal puhkusel Shame on Me podcastist ja nüüd olen tagasi ja tänu uuele tööle sain kõik kuulamata osad järjest ära kuulata. Kuna töötan ühes resortis ja liigun palju ringi, siis olen väga õnneliku töötaja mulje jätnud, sest käin kogu aeg nagu naerul ringi. Kõiki neid ülinaljakaid lugusid kuulates meenus mulle endalgi paar head kildu elus kogetust. Panen ühe siia. Kunagi Aussis backpackeri elu elades töötasin ühes pisemas Cottoni farmis. Töötajaid oli vähe ja ega külagi väga suur polnud, kust tutvusi leida. Niisiis tuli vaba aega sisustada töökaaslastega. Üks noormees oli aga minu seltskonnast kuidagi eriti huvitatud. Mina blond ei saanud aga aru sellest huvist tol hetkel ja ma ei saanud ka aru sellest, et noormees usinasti mu autole uued treffid alla sättinud oli. Ja siis seda ka paar nädalat hiljem nii muuseas mainis, et kas olen ikka aru saanud, et mul uued treffid. No sorry, how the hell should I have known. Ma ei teadnud isegi, mis värvi mu auto oli, kuni esimest korda pesulasse oskasin minna. Igatahes peale paari kuust hooaega oli aeg asjad kokku pakkida ja nii me siis tankla parklas viimase kohvi tegime. Noormees siis võttis lõpuks julguse kokku ja teatas mulle parklas. Mul on su vastu tunded tekkinud. Ma ei osanud esimese laksuga midagi öelda, sest tema üliaktiivne abivalmidus ei andnud otsest märki, et huvi kui selline eksisteeris. Ja koos sellist kvaliteetaega me kunagi ei veetnud. Arvasin, et lihtsalt tore poiss aitab üksi reisivat neiut. Vaatasin talle suurte silmadega otsa, üritades just kuum kohvilonks suus aru saada, mida ma tegema pean. Peale mõningast vaikust vastasin noormehele stoilise rahuga. Ära muretse, läheb üle. Kui ma selle lause kõva häälega olin välja öelnud, sain aru, et päris viisakas see polnud. Noormees muidugi trampis vihaselt oma autosse ja peale seda ei kuulnud ma temast rohkem mitte midagi. Sõbrannadel olen sellest avaldamisest ja oma vastusest rääkinud ja nad on kõhutäie naernud ja muidugi takkaotsa mind noominud, et olen ikka taktitundetu mõrd. Tõele auandes polnud see esimene ja viimane noormees, kellele ma nii tuimat korvi andnud olen. Endal muidugi naljakas mõelda nende purustatud südamete peale, aga mis sa ikka teha saad, kui mitte olla 100% aus. Tänud suurepärase podcasti ees. No ma ei tea, minu meelest see ei olnud nagu mõrd, et sa ei öelnud talle ju midagi halvasti. Samas keegi mulle nii ütleks, et ma ka, et mul on saasta tunded. Küll läheb üle. Ma oleks mingi okei, bye. See ei ole nagu viisakas, aga oleneb vaata ka tegelikult, mis tooniga sa seda ütled, et sa võid ka seda öelda kaina nagu naljatavalt. Küll läheb üle ära. Ja, et nagu, või siis küll läheb üle, vaata, et siin on nii suur erinevus. Tooni vahe, jah. Et selles suhtes, kui sul ei olnud tundeid, siis mida sa ikka ütled talle, et valetama ei hakka või mis ütled, aitäh, vaata, et laias laastus vahet ei ole, et sa oled väga konkreetne
ütled nii, nagu asjad on. Ma ei ütleks, et nagu see mõrra käitumine on, eriti kui rohkem ei nojah, pidanud vaata, nägema et teda. pigem mõrra käitumine oleks see, kui sa oleks nagu lead in toon'i teda, et sa oleks nagu andnud lootust talle, kuigi sa juba tead, et nagu, et Ja, sul ei ja. ole, et see, vaata, kui sa oled konkreetne aus, siis see ei ole kunagi halb. Et kui sa ütled otse, et noh, kuigi see oli ka niuke, et küll läheb üle, onju. Aga et kui sa alati ütled, noh, et kui sa tead, et see meeldib kellelegi ja ta sulle vastu ei meeldi ja siis sa ütled seda ausalt kohe, et kuule, et siit ei tule midagi, siis see on alati parem kui see, et sa oled nagu mingi mängid tunnetega, no mingi annad mingit lootust ja niimoodi, et jah, see on see alati purustab hullem. südant Vot rohkem. see on taktitundetu, ma arvan. Jah, Jah, nii et sina oled in the clear. in the clear. Aga jagame auhinnad ja siit mul tuleb meelde ka, et meil hakkab see, oota, meil on praegu 5. episood ehk siis vaikselt hakkab hooaeg lõppema, no mitte veel, aga et veel, kes tahab nüüd järgmisesse hooaegas sponsoriks tulla, et noh, siin on mingid igast jõuludiilid ja asjad, et kes tahab tulla, et siis andke teada salajutud@kristinapartel.ee ja siis saab järgmisse hooaega tulla. Et varsti läheb lõkk kinni see list, et paar lahedat koostööd on või nagu nii-öelda sponsorit on juba kinnitatud, eriti jõuludeks perfect, nii et siis kes veel tahab, siis andke teada ja noh, Keter siis räägib teiega. Just. Not me, Keter. Aga jah, nii ütle auhinnad ja siis Ulakas, kellele saadan? Anname Ulakasele Fit Life võrdub lahutus, et juhuks, kui see ongi lahutus, siis sul on vähemalt midagi Ulakast võtta. Ulakas. Nii. Ja Magda Beauty annaks äkki taktitundetule mõrrale. Davai. Ja Peninuki anname süümepiinades sõbrannale, kuid ei ole nüüd niimoodi, et sa jood ennast täis ja siis lähed kõik välja rääkima. Et see ei ole nii Peninuki. Davai, et see on jah, et ma ei tea, minge Peninukisse, tehke mingi koolitus koos ja sõbrannaga ja räägi, et ütle, et sa ei taha tema valades olla. jah, ütle niimoodi. Aga okei, näeme siis järgmisel nädalal ja olge tublid. Sayonara. Ostke piletid.